tavaliselt on nagu stand-up comedy nagu niimoodi, et ma räägin nagu lihtsalt, mis värk on nagu, et kõik ei tea nagu. Mul on see suht nagu uus värk nagu. Et esimene esineja on tavaliselt selline MC ehk Master of Ceremony. Siis nagu räägib, et mis värk üldse on nagu selle stand-upiga ja noh, põhimõtteliselt ütleb seda, et põhimõtteliselt, et esinejad nagu on suht närvis, julgustage need aplausiga. Kui midagi tundub naljakas, siis aega julged kaasa, et ärge häbenege. Ja üritatakse luua niisugust väga meeldivat õhkkonda, et noh, pigem ei räägita sellest, et loopige tänavanoodega või midagi sellist. Ja nagu teine asi on see, et noh, et tavaliselt kui need showcase'id on, kus on nagu mitu esinejat, nagu meil täna on, pidi olema 7, aga mõni jäi haiget, siis on tavaliselt niimoodi, et noh, see läheb niisugusest tõusjoones tase nagu. Et täna meil nagu lipulaev on nagu Taavi tuntud naljaamas, et tema võtab siis selle ankrupositsiooni endale peale, et no mina olen siis see baseline nagu. Ma põhimõtteliselt räägin teile ainult tõsist juttu nagu. Et see veits on naljakas värk, see on seal Facebooki lehed nagu, mida korrespondendid kirjutavad nagu. Et see on selline värk ja noh, kus see idee üldse tuli, eks ole, oli see, et nagu noh, Jörgen mõtles ja ma ei tea, võib-olla Artus Puuliga on kodus, et noh, komedi, stand-up, väge. Ma ei tea, mida nad täpselt mõtlesid sellega, kuidas see nagu, kas nad mõtlesid, et noh, kas mis saab üldse valesti minna. Et noh, see on umbes nagu see, et sa tuleb baaskursusele, maksad tasu ära ja kohe võistlema. Pole ühtegi tehnikust ka näinud. Ei tea midagi, sa tuleb, mine tee. No umbes sama värk on nagu täna siin ka. Et, aga teine asi, mille pärast me seda teeme ikkagi, noh, ma arvan, et siin on mingi mõte ka, nagu üks näiteks siuke mõte võib olla see, et Võimla, kuna ta nüüd ei ole enam Tartu turul nagu siukene ainuvalitseja, vaid on kõrval tekkinud selline maadlusbutiik Englas, siis Võimlal tuleb leida oma väike uus nišš nagu. Ja see uus nišš, ma arvan, see on siukene, et treeneritest tuleb nagu ümber koolitada, stand-up koomik treenerid. See on nagu võrreldav sellega, et noh, keegi on nagu jõuluvana kurveekokk. Eriliselt hea roa ja pärast annab sellise kingituse ka, mida sa oled just nagu hiljuti mõelnud, et noh, kurat, see oleks küll üli hea. Et ma arvan, et suund on nagu selle peale nagu praegu. Aga jah, nagu öeldud, jutt on üldiselt tõsine. Mina panen nagu baseline'i kus hästi madala, siis kõik üle järgmised peavad tõstma seda üle hüppama, eks ole. Ja mis kogemuseks mul siis stand-upiga on? Sorry, mul eile oli ka siin samas kohas jõulupidu ja see lõppes hommikul järgpeaga kell 6 ja ma räägin aeglaselt ja sellepärast läheb natuke pikemalt kui 3-6. Kas ma annan siin soovid tooli, me saan aru? Ei, no kõik on. Ironman ka nii, kõigepealt, et mis siis stand-up on või mis minu kogemus sellega? Mina olen näinud, ma olen laivis näinud 2 Comedy Estonia etendust, üks Paides, kus oli palju rullrõhki saalis, Temmid olid parklas ja teine oli Tartus Vanemuises kunstlikus saalis. Ja siis ma olen näinud YouTube'i videosid igasugusest erinevatest tegelastest. Ja nagu sa oled nagu nii vähe nagu selle asja kogenud, siis sa ikka nagu üritad enda jaoks nagu lihtsustada seda asja, et noh, sellest kuidagi aru saada. Et umbes, kui sa lähed trenni ja treener millegi pärast ühes trennis otsustab, et äge, täna näitan 7 uut tehnikat nagu. No see ei hakka lendama nagu. Et siis sa pead nagu, ma ei tea, keskenduma selle, et sa jätad meelde 2-3 mis sa teed nagu enda omaks, eks ole. Et samamoodi on ka, et mina mõtlen siis nagu stand-up comedist, et ma üritan nagu seda, mida ma näinud olen, lihtsustada enda jaoks. Et mis ma siis näinud olen? Tavaliselt on niimoodi, et on esinejad, on publik. Publikus üldiselt on tavalised inimesed on ju. Aga siis on vahepeal mingi siukene koleeriline tüüp nagu, kes naerab nagu selle nalja peale, aga naerab, noh, no täiega nagu paneb, täiega nagu. Ja siis nagu rahvas naerab seda tüüpi nagu. Noh, see on nagu publiku poole pealt. Ja siis esinejate poole pealt, kahju, et Harimati siin ei ole, noh, see oli nagu temale nagu suunatud. Põhimõtteliselt nüüd saab lihtsustada ja klasserdada niimoodi lihtsalt 2 grupiks nagu.
siuksed rahulikud vennad nagu, kes räägivad oma ilusalt formuleeritud jutu, raamjutustuse kindla alguse lõpu ja siukse seotud tekstiga. Ja noh, nad ei rahmelda ega ibista midagi seal. Ja siis on mingid teised vennad. Noh, need on nagu siuksed LSD peal olema siuksed turvatselli järjest panevad ühes saali otsast teise nagu möllavad. No ja siis karjuvad hääle ära. Ropult nagu sõimavad täiega, nagu kisavad oma hääle ära nagu. Ja siis noh, pärast on nagu hääl läheb ära. Siuksed asjad juhtuvad. Vaata, kui me räägime rahulikest vendadest, siis noh, nendel on see, et noh, nad on rahulikud, siis neil läheb energiat üle. Ja siis üks tüüp nagu, viimasel ette on see andis nagu, ma ei tea, tal on energiat üle, ta andis CD välja. Et karmid vennad naeratavad silmadega. No, iseenesest nagu, minust on päris äge slõugan. Et võib-olla siis MMA gruppides mõni tase võiks selle endale nagu omaks teha. Aga no probleem on nagu veel selles, et ta üritas selle CD-d müüa siin Tartus nagu ja siis kõik need noored nagu käisid suure kaarega sellest letist nagu mööda. CD-d, tea mis see on. Kuhu praegu seda peaks toppima. No ma arvan, tal see müük nagu väga hästi ei läinud, on ju. Et siis on võimalik nagu see asi, et siis see koomik Ardo Asperg on nagu teinud diili nagu englasega juba ära nagu. Noh, tal pappi nii vaja, siis finantseerib oma CD asju. Et siin on nagu väike selline oht, et juba asi on nagu läinud, eks ole. Aga siis on nagu mingid need rahmeldajad tüübid, need rahmeldavad täiega. Nad peab trenni tegema selleks, nagu et seda nagu üldse laval oma 20 minutit välja vedada. No mis siis Harimati või mingid sellised tüübid teavad, et lähevad trenni, rauda tõstma. No nagu ütlevad ette, siis saab tõstma ka. Ma ei tea. Aga igatahes, kui keegi on jälle seda Facebooki blogi nagu jälginud, siis seal on üks pilt nagu nende meeste kohta, kes nagu käivad rauda tõstmas, aga nagu tsitsitrenni ei jõua. Ja noh, ma ei tea, võib-olla peavad pärast hääleharjutusega tegema, kui nad karivad ja ropeldavad. Et noh, hääl läheb ära. Mina ise, kui ma olen, need arvad korra, kui ma olen trenni andnud nagu, mul läheb ka hääl ära, kiiks. Kinni nagu. Et see nagu vajab eraldi harjutamist ja noh, see võib-olla ongi üks põhjus, miks ma ei ole väga palju trenni andnud. Siin võib olla palju muid põhjuseid ka nagu. Et üks asi, mis ma mõtlesin, et noh, miks ma ei ole siis palju trenni andnud. Et on mingid, noh, tulevad vennad Soomest või lähevad vennad Soome nagu. Ai, ma lähen Soome. Seminar. Nüüd ma tulin Soomest. Seminar. Asi on selles, et ma ei ole hiljuti Soomes käinud pikalt. Tõsi ta on, et ma kunagi aastal 2000, ma tegelikult elasin peaaegu 1,5 aastat Soomes. See oli see aeg, kui noh, tõll just kasvab sipukatest välja ja... Aga see on nii kauge aeg, et noh, see enam ei loe, eks. No Soomega on üldse nagu see huvitav lugu, et noh, teatavasti Soomel oli just sünnipäev, see oli 100 aastat vanaks riik, Eesti ka tuleb, eks ole. Et noh, muidu neil on kõik nagu niisugune, ma ei tea, eks me siin järgmised koomikud nagu räägivad, kas tegelikult on, aga praegu mul tundub, et noh, kõik on sutsu parem nagu, kui Eestis nagu, natuke on rohkem arenenud asjad, aga üks asi ei ole niivõrd arenenud, see on soome keel. Soome keeles, kui juba tähelis, seal on pikemad sõnad nagu. Eesti keeles on lühemad sõnad. Ja see keeletehnoloogid ja teadlased ütleb selle kohta, et keel on siis rohkem arenenud, mida lühemad sõnad seal on. Et eesti keel on selles mõttes nagu arenenu keel. Aga siin on jälle üks aga nagu. Et soome keeles on üks selline kõike väljendav sõna, millega saab 90% jutust ära rääkida. Ja seda rääkis üks soome koomik nagu. Ütles, et see on üks siuke sõna. Ja siis mina mõtlesin, et oma siukse soome kogemuse pealt, et nojah, mis sõna siis olla võib, et aastal 2000, kui ma seal tudengitega suhtlesin ja pidudel käisin, siis ma olin suht kindel, et see sõna on vittu! Noh, näide oli seal umbes, et lähed teole, neiu seal oma tunkedes nende suurroodides, mis on paku ajal
seljas nagu kooberdab seda ringi, üritab nagu naiste tualetti minna, Robertit kenasti maha panna, ei saa, sest pikk järjekord on, läheb meeste tualetti ja näeb, et seal on ka järjekord ja vittu! Paneb selle Roberti kraaniausse alla. Vittu. Ma olen suht kindel, et nagu, see peab olema see sõna. Aga tuleb välja, et päris nii ei ole. Et see sõna on natuke ühekülgne, et on niisugune ühes nišis nagu sul peod ja ekstreemsus ja tegelikult on niisugune teine sõna, mis on nagu soomlastele palju omasem ja millega nad saavad kõik jutud räägitud nagu. Ja see sõna on noni. Ja ma hakkasin mõtlema, et et kas siis vastab nagu tõele, et kui ma nagu eesti keeles on ka peaaegu sarnane, et nagu mõistetav, nagu arusaadav, et kas ma võiksin seda ise kasutada või kas see on spordis nagu kuidagi sitsis kasutatav. Üks asi oli, mis mul hiljuti juhtus oli, et üks sõber tuli kapist välja nagu. Ütles, et jah, Harri, et sa võid mu pole ööbile küll, aga vaata, me Kreegiga magame öös voodis nagu. No siis, ma ei tea, mul käib miljon mõtet läbi nagu. Selle asemel, et nagu suud õllak ei vaadata, oleks nüüd öelda lihtsalt no nii. Või siis, et pärast veel järelmõtted nagu kõik need eelnevad õhtud ja aastad, kus ma olin teiste sõpradega temaga koos, rääkin igasuguseid pedenalju, siis küll jah. Šitsis ma arvan ka see väga hästi nagu peab paika nagu, ma usun isegi, et Pariisis või kus siin hiljuti on võistlemas käidud nagu, et ma detaili ei tea, aga ma usun, et see oleks nagu väga efektiivne olnud, et kui Martin coachib nagu tõllub näiteks nurgas, siis on nagu näha, et ütleb hüüab, et tõll, Ameerikana praegu teeb. Tõll, muidu nagu niisugune terav pliiats ja väle orav nagu satub korraks segadusse ja siis hüüa koha pealt laseb kõik positsiooni langeda ja hakkab kimurat otsima nagu Martin siis, no nii. Või siis, et tõll saab jälle nagu raja peale tagasi ja on 5 sekundit matši lõpuni ja kaotab ära. No nii. Et ja neid näiteid võib veel tuua, et nagu pealtvaatajad nagu või siis, et kui juhtumisi tõld võidab, mida on ka päris tihti juhtunud, eks ole viimasel ajal nagu no nii! Siis need pealtvaatajad, kes ei saa nagu üldse aru, et nagu võistlus on läbi, et teine koht on käes, et tuleb veel matši nagu, mõned on siuksed ka no nii, et veel matši ja nii. Teine asi, millest räägid ja üks asi siis, et võtame Soome teema ja kogu selle minu jutu kokku, ma arvan, siin on rohkem kui 6 minutit juba kõlanud, eks ole, kuuli hakkab vaikselt selle asjaga tegelema. Et räägime lihtsalt niisuguse suureks kasvamise loo, see on niisugune nagu naljalugu anekdoodi baasil asi nagu, et teatavasti nagu Jörgen mulle õigiti mainis, et võimlal ei ole kindlat papilooma. Siin on olnud igasugused nagu SPG gorillad ja lendavad pandad ja värgid-särgid nagu ja Ilves ja tõll ise tegi selle või keegi. Et kindlat papilooma ei ole. Et siis ma räägin teile ühe loo nagu sellest suureks kasvamise loo läbi papilooma kotkas. Et lendab suur kotkas ja väike kotkas. Väike kotkas lendab kõrvale. Väike kotkas ei tea, kuhu lennatakse. Ja siis väike kotkas nagu, ta ei saa niimoodi kaua lennata. Sisemuses nagu närib, et kuhu, et milleks nagu. Ja siis, master, kuhu me lendame? Tasa õppelen küll. Tasa.
nägid, noh, kuhugi on pikk lend ette võetud ja midagi toimub, aga ei tea. Master, palun öelge, kuhu me lendame? Tasa! Tututas see kõige pahaseks juba nagu ärritusena. Nüüd on vähem pikem vaikus, sõnnevad kõrvuti ja räägivad ka selle nagu sees närib ja tahaks nagu teada, et noh, mis värk on, kuhu me suuna oleme võtnud ja mis on meie eesmärk ja lõpp-punkt ja... Master, palun öelge, kuhu me lendame? Kuhu? Naistesse, üle lahe tšitsi tegema. Ahaa, naistesse, tšitsi tegema.